tere kõigile, 18. november, teiega on Kristel ja siin on tänased 3 kaarti. Valige siis välja kaart, mis võiks kõige paremini resoneerida tänase päeva energiatega või hoopis mõelge, missugune kaart siis missuguse osaga päevast võiks resoneerida või hoopis soovige oma 3 soovi või küsige oma 3 küsimust ja kuulake ära, mis kaarti teil teile öelda on. Esimene kaart on mõõkade 2. Mõõkade 2 sümboliseerib endast eesseisvat valikut või täbarat olukorda. Ja selle kaardi kohta ma võin öelda seda, et isegi kui on valiku tegemine või sellest olukorrast välja pääsemine, te peate siiski tegema mingi valiku. Aga teile on kas pimestatud siis erineva informatsiooniga, midagi tundub hoopis midagi muud, mis ta on. Või on tegemist siis hoopis sellega, et teile ei ole veel kogu informatsioon teada. Aga selle kaardiga kukkus välja ka teine kaart, mis on karikate 10 ja see kaart näitab, et te teete õige valiku näete. Te jõuate omadega sellisesse kohta, kus teil on päriselt hea olla. Te olete ümbritsetud inimesed, kes mõtlevad samamoodi nagu teie, kes jagavad teie aateid. Te olete ümbritsetud armastusega, te tunnete, et teie karikas on täis, te olete täidetud rõõmu ja rahuloluga. Fantastiline kaart. Kaart number 2 täna on müntide kuningas. Müntide kuningas on juba kogenumas seas meesterahvas. Ta on jõukas, edukas ja lahke. Kogu tema edu ja finantsiline küllus, aga sellest kõigest olenemata on tulnud tema raskele ja tõhusale tööle. Ja väga võimalik, et täna saategi nõuandeid sellelt vanemalt meesterahvalt. See võib olla ka tegelikult töö juures teie teie kogenum kolleeg. Aga samamoodi võib see ka olla kas isa või hoopis vanema ostaja. Meesterahvas võib olla hoopis teine. See on inimene, kes väga-väga hindab mugavust. Fantastiline kaart. Ja tänane kaart number 3 on ülempreestrinna. Ülempreestrinna on siis selline kaart, mis ütleb, et ta ei ütle tegelikult. Ta toob nähtavale mingi saladuse. See võib ka tähendada tegelikult sisekaemust ja sisetunde usaldamist. Aga kui siin te näete, et siin te olete nagu pimestatud, siis siin tuleb see saladus teile avalikuks või see info, see jõuab teieni. Ja teises küljest see kaart võib ka tähendada planeerimata rasedust või hoopis armafääri avalikust tulekut. Kui midagi osta tahate, ärge osta. Ärge allkirjastage. Esiteks, Merkuuri retrokraad. Teiseks, teil ei ole kogu info teada. Kui soovite tõesti midagi osta või allkirjastada, konsulteerige spetsialistiga. See kaart ütleb konsulteerige spetsialistiga. Need on tänased kaardid meil siin. Homsete kaartidega näeme juba homme.